hooaja lõpp on ehk siis vintage on läbi. Kõik on põhimõtteliselt ära läinud. Karla ja Eerik lähevad ka minema, nii et täna me teeme koos enda maja seltskonnaga siis. Igatahes, mis ma tahtsin öelda, et lähme teeme ühe viimase õhtusöögi siis koos. Ja saadame Karla ja Eerikuga minema ja siis jäämegi meie. Ega panen ikka selle püksed. Ja üks on väga ketest teile endale midagi selga. Mina, Valma. Vaido Valma, Eerik Valma, Karla. Ei ole Valma. Mul ei ole riid. Osta siis. Kui endal kapp täis kutit, tahan näha, kui ta kollima hakkaks. Tere, ma olen nii palju. Ei, oisken pooled mine. Tegelikult Itaalia kohas väljas söömas ja avocado maksab $25. Sa tuled koju ja sulle tehakse see lihtsalt tasuta. Sest neil on alati asjad olemas. Ja kui neil mis avocado on, siis see on jäätis, kohvi ja Frangelico liköör. Sa arvasin, et eilsega saab nagu see poist ära saatmine nagu tehtud. Aga ei. Põhimõtteliselt me saadame siis ma arvan sellega ära, et Eerik ütleb kiilakaks minna. Et noh, ütleb Griffithile tšau ja tõmbab full kiilakaks ennast. Käsi väriseb rämendaks selle. Euphoria After tahab. Ma näitan talle selle avatari noole pähe, vaata. Esimene soeng on siis väike avatar, nooleke. Kuigi siit näeb see natuke, noh, ma ei tea, jah. Ma lähengi niimoodi sinna džinni ja... Ma ütlen neile, et nimi on avatar. You shave a little notch in the front so it looks like a bit of a dick. Suht kiilakas jah. No pigem on. Ma tulin ise just trennist. Tulen, astun uksest sisse, kuulen eesti keel, jumala käib. Raido siin rahulikult vaatab telekat. Mingi eesti, mis asi see on? Koomikud ja küsimused. No muidu vahib vaata Netflixi, siis nüüd mingi Eesti mingi värk käib, söök on tehtud valmis. Täpselt nagu mingi koju läks, et polekski nagu Austraalias. Sööd oma kartul hakklihakastet, vaatad mingi Eesti värki, telkut. Karla, mis kuradi asju sa tellid siia, noh? Kus tohvil oleks see? Jah, laudel lihtsalt asju täis. Kella muidu 6:30 hommikul. Ega ma ei saa parem ei ole. Peale night shifti. Vahet ei ole ja mis kell on, kus töö lõpetad. Ja see pole selles, viimane tööpäev on tööpäev. Jah, reede on ju. Tegelikult tahtsin veits plaanidest rääkida. Ma olen siin mitu nädalat juba tahtnud kuskile minna, et pole vahepeal kuskil trippimas käinud üldse. Ja eile õhtul siis bookisin lihtsalt ära ühe kämpamise ranniku ääres ja homme lähme siis roadtripile, mis tähendab seda, et nagu ma ütlesin, jah, me jõudsime just night shiftist öövahetusest tagasi koju. Kell on 6:30 hommikul. Jah, Andrew läheb ka minema, nagu te just kuulsite. Panime küll traktori tööle lihtsalt. Cool start on nii räige. Kuhu ma siis nüüd jäin oma jutuga? Me oleme ka minemist ja pikk nädalavahetus on. Ehk siis jah, esmaspäev on vaba töölt ja lähme avastame veidikene rannikut. Kämpame, chillime, ühtegi plaani veel ei ole. Ongi majutuse lihtsalt. Või noh, kämpamiskoht on ära pukitud.
That's about it. Tere hommikust! Kell on 8 või? Veits enne 8 vist. Ja oleme valmis teele asuma või noh, ootame veel Raidot. Väga palju asju tegelikult kaasa ei võtnud, me suht wingime seda, paneme täiesti suht suvalt. Noh, magamiskotid on, telk on, katusel on ju, padjad on. Söögiasju me põhimõtteliselt ei võtnud. Mõtlesime, et Savi me oleme ainult nii vähe aega seal, et vaatame koha pealt mingeid asju ja jah, nüüd on siis umbes 6 tundi sõitu. Ja noh, nagu näha, siis mina alustan sõitu. Nii et kõik need, mis see sõna eesti keeles on? No ei tea, allocations, et Stella ei sõida mitte kunagi, kogu aeg sõidab ainult Raido, on täiesti vale, sest et kui on pikad tripid, siis sõidan ka mina. 4 tundi sõidetud. Väike pause. Söögipause. Ja no kütus hakkas katse juba saama, nii et või noh, oligi põhimõtteliselt otsas. Väike söök ja 2 tundi veel sõita. Ei ole kohal. Jah, let's go. Nii, otsime kohale. Meil on siuke platsike siin. Mingi auto on meie kohale ka pannud. Tegelikult joon läheb sealt. Aga noh, see on nii suur plats, et mahume ära. Tundub siuke tore kohakene. Kell on veel piisavalt vähe, et saab randaga minna vaadata. Ranna ära ja siis õhtul peaks olema movie night ja mingi food truck siin. Päris mõnsa. Nii. Ja ongi valmis ju. Here comes the bed, jah. Ise tiksun tühja. Mõtlesin just, et kas peaks tooli välja võtma, juba veini välja valama. Aga okei, ma hoian ennast. Siis vein otsa. Ma võtsin ainult ühe pudeli, ma mõtlesin, palju ma ikka siin joon, aga praegu mõtlesin, et kord oleks võinud ikka rohkem võtta. Nii, mõtlesin, näitan siis meie luksuskämpamist. Ja siin on WC-d. Siin ka vist kedagi ei ole, aga jah. Duširuumid. Ja maksime sellest 2 ööd $100 2 peale. Ehk siis $25 nagu 1 öö. Mis see teeb siis? Mingi 15 eurot või? Et jah, Aussis ei saa Aussis ei saa... Mis ma teadatasin? Käsi lähtsipast. Ma teadatasin, et Aussis ei saa niimoodi telkida nagu Eestis, et sa lihtsalt lähed kuskile suvalisse kohta. Aussis on see illegaalne. Aga jah, ongi see, et põhimõtteliselt igal pool, kus sa kämpad, pead maksma. Isegi kui see on selline mingi suvakas koht, no maksma pead. Ja sellega on see, et neid tasuta nagu kohti on ülivähe. Ülivähe. Ja kuna siin Aussis kämbatakse üli palju, see on hästi populaarne, siis on sellega see, et need tasuta kohad lähevad nagu eriti kiirelt täis. Ehk siis, kui me mõtleme, et isegi need tasulised kohad on nagu alati täis. Alati siis need tasuta kohad on nagu... No igatahes raske on nagu leida mingit telkimiskohta ja niimoodi, aga selle koha meil ka kuidagi joppamise peale saime reaalselt viimase koha. See oli nagu täiesti viimane koht. Niimoodi, et me ju jah, neljapäeval bookisime või? Jah, neljapäeval bookisin ja nüüd laupäeval oleme siin. Ja kuna on pikk nädalavahetus, siis tõesti väga joppus, et saime muidu ikkagi nagu... Pead päris pikalt ette broneerima enda mingi telkimisi, mis on meie jaoks nii kuules ja harjumatu, sest et Eestis tõesti
lähed võtad oma kodinad ja lihtsalt lähed kuskile jumala savi. aga jah, siin tuleb seda ette planeerida, kui sa tahad mingit normaalset kohta saada. ja voodi on tehtud. mina tegin voodi. ja kui te arvate, et siin ei ole ruumi, siis okei, oota, ma näitan veits paremini. ma saan siin normilt laiata. Ehk siis, nagu ka selle telgi nimi ütleb, King size, kõrdimaa rooftop tent, siis voodi ongi täpselt king size. Ehk siis väga normaalne on ruumi liikuda ja ei ole ainult väiksele tüdrukule nagu mina, vaid ka suured mehed mahuvad siia ära. Rannatee on veits vussis. Aga liigume. Juba tunnen seda merelõhna. Pole nii ammu ranniku ääres olnud, et me juba jõua ära vaadata. Kohad või? Kus? Söö ära. No nii. Kuhu sa nüüd tuled ette mulle? Kuhu sa tuled ette? Nii mõnus. Vaat Kiisu jälle, Kiisu. Lõpeta. Laida mõtles seda Kiisut. Jaanituli on ka valmis. Jaanituli või? Oi, on jah? Ai värki. Saal isegi rahvas ujub. Kui rannas käid, siis ikka vaatad erinevaid karpe ka. Leidsin tegelikult päris ägeda selle. No mis äge, see ei ole äge. Jumal hea lutsukivi tundub. Aga Raido ütles, et merre ei saa lutsu visata. I don't know. Igatahes, mis ma tegelikult tahtsin, pean see asjama. Siin oli, et päris äge selle leidsin. Sest et see läigib. Sest on näha ikka, kas ta läigib. Väga äge. Kus mu lutsukivi kadus? Siin. Siuke kohake siis. Jalg. Okei. Ma ei tea, kellele merekarbid meeldivad, siis siin on nagu merekarbide paradiis ja nagu vali, millest tahad. Ütlesid, et lutsu ei saa visata sellega, jah? Merre? Merre ei saa, jah. Ma pean hea koha leidma. No näita. No viska, maa valmis. Mis saab veel? Ai, milline luts see oli. Said ühe või? Esimene ei lähe arvesse. Siin on nii nunnuvad pisikesed passukesed. So cute! Siuke tunne nagu kellegi mingi akvaarium oleks ja lihtsalt tahab pärjaks saada. Liputa saba. Päris hästi õlitatud, ei kriipsi. Sa ei julge! Litti
näita edasi. Näita. korralikult dušil oleks käinud ja. Väga hull. Igatahes siin saab korvpalli mängida. Siin on mingi lastemänguväljak, siis seal on batuut. Passu on ka tegelikult, siis täna on movie night. Kindlasti lähme, kohe võtame sealt purksid endale ligi. Ja mis me veel teeme? Täna. Sina lähed selle kõiega sõitma, vaata. Mina ei saa sõitma. No ütleme nii, et peale movie nighti, kui on pime ja keegi ei näe, siis ma võin minna. No nii. Ketšupit läks vaja vist. Mingi ketšupit sees või? Vahipurkisse. Sul on kastet olemas. Meile tuli pisikene sõber. Wow. Kus lähed? Jou. Kes see on? Allapiiv. Või see Antiiter või? Antiiter või? Tere! Ausikalt kutsuvad Antiiterit selleks. Mis eesti keeles on? Sipelga sööb. Kus ta läks? Op! Ai, värki. Op! Tule siia. Noh, mul on purksi anda. Niimoodi käiks kämpamas. Väike SpongeBob movie. Let's go. Tere hommikust, rahvas. Nüüd hakkab loogima. Jah, siis kui sul kõht täis on. Muidu sa oled natukene tusane, kui sul kõht tühi on. Kuidas siis öö möödus? Tuhaselt kõht tuli töönud. Öö möödus niimoodi, et me selle movie nightiga ei jõudnud lõpuni. Me olime nii väsinud, tulime ära magama, aga siin hakkab öörahu kell 10 alles ja no me läksimegi magama kell 8. Ma ärkasin selle 2 tunni jooksul 2 tundi üles niimoodi, et esimene tund ärkasin üles ja mõtlesin, et ma olen terve öö maganud. Siis kuulen ikka veel mingi räme, nagu mingid lapsed karjuvad, värgid särgid. Mõtlesin, mis asja, kas juba on hommik või? Vaatan kell oli mingi 9 alles. Mõtlesin, okei. Siis magasin veel edasi. Magasin 45 minutit, jälle ärkan täpselt sama tundega üles, et räme kaua oleks nagu maganud. Aga ikka kõik veel lõugavad. Siis kell oli mingi 21:45 või midagi sellist. Ja siis mõtlesin, millal nad kõik juba vait jäävad, aga siis tuli kell 10 ja kõik jäid vait. Aga öösel ma läksin ikka üles, sest esiteks palav hakkas. Ja mingid linnud möllavad siin, karjuvad. Kuidas sul läks? Kell 1 mingi naine ärkas üles, ma ei tea, kuskil teisel pool. Ja lihtsalt karjus rämedalt. Fuck you, you fucking cunt, you fucking shit. You can sleep in your shitty fucking tent and going home, you're a fucking asshole. Aga mehe sõna ei kuulnud üldse. Naine karjus. Tegin rolliks. Ja nüüd hommikuseks sisse. Kodinad kokku. Ja oleme avastamast. Ja netti ei ole siin. Mingi üks pulk vaevalt midagi nagu laeb ära. Wi-Fi ka ei toimest. Nii palju inimesi on siin. Ja ma ei ole jõudnud mitte midagi vaadata, kuhu minna. Ainult ühte kohta tean, kuhu nagu võiks minna. Kinda. Ja nii, et põhimõtteliselt lähme siin ühte kohta, vaatame selle ära ja siis vaatame, kas kuskilt netti leiame, vaatame, mis me veel teeme. Sest täna on ülimõnus ilm, päike paistab, lühkad sai selga panna, jalga panna tähendab. Ja yeah, it's gonna be a great day. Mis me poest ostsime? Haul, poehaul. Käisime siis täna Woolises. Mis me siis ostsime? Värsket, sest et värsket peab sööma, vitamiine peab kuskilt saama. Ma arvan, et praegu paneme maarikad ja põldmarjad. Need lähevad kohe ette. Need saame kohe ära. Obadi! Siis Raide võttis omale kohvi.
siis kuna me unustasime võtta vitamiinid kaasa, siis me võtsime poest immuunshotid, sest et ikkagi meil on sügis. This is the best coffee alati soodukaga. Oleneb, kus poes oled. Kiires need shotid võtame kohe sisse. Ja igast värsket ja võikumaterjali ja jogurtit ja that's about it, sest Organdit ka vist ei ole. praegu mitte, selle jääb homseks. Et jah, kui me kämpame, siis me ikkagi üritame ka normaalseid sööki süüa, mitte mingi see, et lähme Mäkki sööma. Teeme ikka ise süüa, ostame värsket, normaalset toitu. Muulise parklas, väike shot. See on raudselt räme. Eeldes siin on apelsini koore ekstrakt, ingver, mis eesti keeles ongi, turmerik. No jumala eest. Ja ginseng. Ei ole väga hull. Ta on muru nagu see apelsini koor ikka, jah. See on ikka täiega tunda. Vitamiinid. Kada love that. Kes läheb kämpama nende piinašotte, kes teeb neid šotte. Ma eelistan neid hetkel. Aga me oleme kohe rannas. Ilmusaid vaateid vaatama. Paistab juba. Ai, selle vesi. On ikka. Mis on taevas? Jaa. Oi, värki. Ja jõudsimegi paradiisi ju. Mitä helle. Nii sinine vesi. Ja see mees ei võtnud endale ujukaid kaasa. Midagi. Vesi on lihtsalt nii mitte kutsuv. Nii mitte kutsuv. See on ebareaalne, me ei ole. Jah, me ei ole Aussis nii ilusat randa näinud. Nii helesinist. No kindlasti kaameras ei ole seda. Ärge seda paarikist tähele pange, on ju. Nad on nii hea koha peal seal, aga kuna siin on valge liiv ja siin idakaldal ei ole tegelikult selliseid randu üldse, siis nagu need on sellised valge liivaga rannad on kõik Lääne-Austraalias, kuhu me jõudnud veel ei ole, siis see rand on lihtsalt mega. Väga. Crazy. Noh, võtaks retkele. Kajakatega. Sa ütlesid mulle, et mine palli jalu sinna. Äkki libised. Ma tahan näha, kuidas sa kassid ära võtad ja palli jalu. Lähed kas või siit 2 kivi edasi. Mis tussu sa oled? Mine edasi. Sa ütlesid 2 kivi. Tussu. No, kas on vähem libedam niimoodi või? Obviously. Vaalad. Siin on hea vaala vaatlustehane. Pärnu lahes. Same ju. On ju suht sama, Pärnu laht. Siia vist peab ujuma minema jah, aga siuke 18 kraadi on, aga samas vaatad nagu inimesed on seal ja naudivad. Et väljas on 18 kraadi või? Ei, nagu vesi tundub korraks, aga kui sa kaua ja kui sa seisma jääd, siis läheb soojaks. Ja nii, meie setup. Märjuke on ka juurde otsas, aga rohkem polegi vaja täna. No jookse! Ta teab, et tegelikult on küll.
rannas on oldud, kõht läheb tühjaks. Otsisime siis mingisuguse fish and chipsi koha, sest et no, come on, me oleme ju ranniku ääres, siis peab ikka kala sööma. Ma siis näitan teile ka, kus me olime. Me olime siin Highams Beachil. Nüüd me oleme siin Huskissonis. Lähme sööme fish and chipsi. Ja kas me lähme hiljem veel kuskile või? Ja siis päikseloojangut lähme siia Plantation Pointi vaatama. Ma arvan, et ma näitan hiljem veits paremini. Meil on praegu kõhu nii tühjal, et tahaks kiirelt sööma minna. Aga siin on väga nice. Söögid käes. Tegelikult läks nüüd nii hästi, et siin on 2 fish and chipsi kohta. Kõrvuti, mina tegelikult tahtsin sinna minna. Husky omasse. Aga me tulime siia. Sest et ma lihtsalt vaatasin kiirelt, et jaa, davai, fish and chips. Ma ei vaatanud seda mingit tervet nime. Sest no siin samas see pidi olema ja. Et me tellisime valest kohast. Mina võtsin salt and pepper squid. Raida võttis vanea barramundi. Ja siis muidugi tartarkasta ka. No tartarkasta on mega ja ma teisi asju ei ole veel proovinud. Frikad olid ka head, aga ma rohkem ei tea. Nii jätsid käes, juba sulab. Mul ka täiega sulab. Ja siuke on meie tõmmad jälle ja selline meie vaade. Ma ei saanud eile, mis asja? Ma ei saanud enne väljas väga rääkida, sest et nii tuuline oli. Ja arvatavasti ei võtti midagi näha, aga ma ostime veits suveniire ka. Raido leidis endale uue lemmikmütsi. Mis nüüd keva nakad seal? Ta on väga... Nii, et tunne on seda kanda. Jah. Siis ta võttis endale neid võtmahoidjad. Siin on mõnusad prügi ka. Teades võtmahoidjad. Okei. Ei ole vaja, aga... Kenguru. Ja mina võtsin endale selle jalavõru. Siis söök. Söök oli isegi päris hea. Söök okei. Ja siis see jäätis. Jäätised olid väga bängerid. Kõik need maitsed. Ehk siis minul oli 2 maitset, Raidul oli 2 maitset. Mega head, nagu ülihead. Ja ma ei tea, mis värk sellega on, et Austraalias ei ole tavalist vanillijäätis šokolaadi tükkidega, mis on nagu minu lemmikjäätis Eestis. Ja seda ei ole Austraalias mitte kuskil. Ja selles poes, jäätise poes oli. Ja ma võtsin selle, see oli imeline. Raido ütles, ta leidis meile mingisuguse päikseloengu koha, on ju. Näes mingi metsa sees. Tükitan siin. Ise seikleb nagu mingi Tarzan ringi. Ja neil iseenesest, noh, siin nagu lootust on. Aga tegelikult vist peaks sinna randa minema. Ja hüpete ka. Ei, tule jooksuga hüppa lihtsalt. Tule jooksuga. Ma tahan näha, kuidas ninusi lendad liivaldisse. Ma ei taha. See ei ole nii hull hüpe, aga päris järskune, jah. Ei ole jah, kui sa oled 2-meetrine. Ma ei ole 2-meetrine. Ma murran mu jala muud peale. Ei murra. Kuidas siin pimedaks läheb, siis ei näe mitte midagi, kus nüüd taskulambe ka sealt. No telefon on taskulambiks muide. Mul ei ole hakanud. No minul on. No juba hakkab ju looma. Veits läheb veel aega. Pusa selga ja mul ka siin kasukas on juba seljas. Ja siin jah, kohe kui päike loojub, siis ikka läheb päris külmaks ära. Very many vibe. Täna, mis meil õhtusöögiks on? Eilsed järgi jäänud kanakoivad, jogurt, väike tipp, porgand,
muidugi vein, vana hea, viinamarjad, siis siin on meil kodus tehtud wrap. Üks on alles, teeme pooleks ja kodus tegin ka tuunikala, siukse mingi mögina ja siis panin nende riisikalettide peale ja jah, that's about it, that's our dinner, väike setup. Täna väike muusika ka siin ja no nii, kell on 6 hommikul. Kus lämme? Kus lämme? Peks tahtuma. Tuusa. Väikes tõusus, vaatame mere äärde. Let's go! Kurat külm on ka. Refreshing. 2 kubujussikest siin. 15 minutit veel vaja oodata. Wow! Kes see tuleb sealt? Kes see tuleb? Praegu oleks küll lüllunud. No nii, sun is up. Move your body. Vaata kui räigelt chillab. Wow. Ja täna hommikusöögiks on avokaado, kalkuni, singi, võiku. Avokaado selle müksi tegin juba kodus varasemalt valmis. Võtsin kaasa. Jäles võikud. Raidole kohvi, siis muidugi immuunshotid võtame. Magustoiduks väike jogurtike, värskeks õuna, viinamarju ja porgandit. Siuke korralik hommikusöök. Sobib vä? On mehe mõõtu vä? On mehine vä? Sa mõtled see või? See on keskmine. Need sa sõid kõik eile ära. Ja, see on keskmise mehe mõõtu. Kämpamine on läbi, aeg on kodu poole liikuda, aga kus me enne lähme? Pealinna. Pealinnal me vaatame Canberraga üles sealt põhimõtteliselt tee peale. Ma isegi ei tea, miks me enne pole käinud, aga täna lähme käime läbi. Are you filming the road? Yes. Why? Because we don't have that at home. So pretty! Volgi värki, mis süügis! Isegi laes puhas ka. What is going on over here? Ongi puhumisreid. Jälle saad, Raido. Aga jah, siin ausis panevad politseid Pemmiga ringi. Let's go. Saidki minema. Ei olegi purjus. Ma arvan, et ta teeb kõigile seda nalja. Sa pead 10 lugema. Ma ei filminud seda, midagi sööks. Läks hästi. Sõidame edasi. Nii, Raido, kui kõrgel me oleme? Ei mäleta, aga mingi 864. 846 oli. 846 meetrit. No, 20 siia sinna. Ja see on siis Austraalia pealinn. Aga palun. Päris hea vaade on. Ilus on ka. Kuna on sügis, siis on nagu natukene värvi ka siin. Taga on mäed. Tallinna telemast on ka seal. Same. See on siis Anzac Parade. Ja seal kaugel paistab parlamendi hoone oma. Teeme seal väikse tiirukese. Wow. Ja see annab küll Tallinnat välja ju, need punased katused. Olemegi Tallinnasse jõudnud või? Pealinna. Lihtsalt mitte kedagi nagu ei sõida. Nii tühi linn on lihtsalt nagu väga huvitav.
väike kirikuke siin. Kerge appetizer. Kuba. Teine uba. Teine uba. Väga räme trühvli lõhnane nele peal. Ja nüüd edamame. Vaat. Very yummy. Very tasty. No nii, jõudsid ka meie toidud. See on siis Stella. Premium Wagyu. Teriyaki kastmega. Teed natukene tšigil-tšigil. Väga veider muna on, mis näeb välja nagu toores, aga see ei ole tegelikult, see on siuke mingi 65 kraadi muna veider. Ja siis on minu raamen. Päris mõnusalt pahune, ma eeldan, et siin on väga palju maitset. Ja on ka väike sojamuna vist. Või mingisugune. Väga uhke, ütleme nii.